No esimene retriit, mis siis on 4.–9. veebruar, on mõeldud tõesti siis kõigile, ka neile, kes ei ole varem võib-olla tantraga kokku puutunud või energiatöödega kokku puutunud või kehatöödega kokku puutunud, aga neil on huvi ja soov seda õppida ja kogeda. Et me läheme siis, me proovime seekord minna sellisest hästi nagu ilusti vaikses taktis, et üldse nagu avada seda maailma, kuigi me teeme ka väga-väga sügavaid praktikaid, et ka neile inimestele, kes siis on ka tantra või energiatööga kokku puutunud, see sobib väga ideaalselt, sest tegelikult mis seal saama hakkab, ongi see, et inimesed tulevad kokku ja kuidas see täpselt loob, olenebki kõigist meist, kes sinna kokku tulevad, aga jah, et me nagu julgustame ja kutsume siis kõiki neid tulema, kes on nagu mõelnud selle peale, et kust üldse siis alustada ja kuidas, mis asi see tantra on ja mis need energiad on ja mis need energiakeskused on, et me siis natuke avame ka seda kõike sellel retriidil. Me päevad on küll intensiivsed, me alustame hommikuid juba päris varakult ja mõnikord need päevad lähevad ka pikaks, aga nagu me oleme varasemalt kogenud, et te olete alati olnud nii valmis selleks, et me oleme andnud ka alati nüüd viimastel aegadel rohkem sellist integreerimise aega, et need lõunapausid on pikemad, et tõesti saab lihtsalt puhata, ujuda, looduses jalutada, kirjutada, lugeda, mida iganes teha, et oluline on see ka integreerimine kõige selle kogemise puhul, et ma saan nagu päriselt läbi keha selle endast läbi lasta ja talletada enda kehasse ja siis edasi minna. Et sellised pikad intensiivsed päevad, kus on siis ka piisavalt aega puhata. Ja see teine retriit on siis mõeldud edasijõudnutele või siis nendele inimestele, kes on mingil määral siis juba kokku puutunud või käinud meie koolitustel või retriitidel varasemalt, need teavad me käekirja, nad on kokku puutunud tantraga, nad on kokku puutunud energiakeskustega, nad on teinud võib-olla mingil määral ka varjutööd iseenda alateadvusega, et ei ole täiesti uued inimesed, et me proovime minna selles teisel retriidil siis sügavamale. Aga ka need inimesed, kes on näiteks tulnud esimesele retriidile ja saanud selle kogemuse, isegi täiesti uued, siis ka nende jaoks see teine retriit on avatud, et nad saaksid minna edasi ja veel sügavamale meie rannikule. Ja nii nagu me alati teeme, siis meie koolitused ja retriidid sisaldavad palju kehatööd, palju massaaže, selliseid kehateraapiaid, et ka nende retriitidel me teeme iga päev ühe massaaži. Et nii see eelmine aastal oli ja kindlasti me siis veebruaris 2025 seda ka teeme, et need on sellised sügavad rännakud ja tihtilugu, kui me koolitustel läheme natuke kiiresti, natuke demoversioonid, et seal me tõesti siis võtame aega ja läheme koos sellisele keharännakule. Ja need on väga transformatiivsed, sest tegelikult iga indiviid, iga inimese teekond nagu tervenemisse on erinev. Ja kui seal ei ole seda praktikat ja kogemus, siis see teooria jääb lihtsalt teooriaks. Et need on olnud väga võimsad transformaatorid, need massaažid. Ja inimesed tõesti on kogenud väga võimsaid tervendusi, väga võimsaid energiakogemusi ja peale seda nende elu on tõesti muutunud, nii nagu Igor ütles, et me oleme saanud ilusat tagasisidet, et seal on kõike. Ja miks me just rõhume seda kehatööd ja toome nii palju massaaži sisse, siis see on parim viis tantra kogemuse, reaalse kogemuse saamiseks. Et nii nagu Bella ütles, et me võime neid raamatuid ja teooriaid lugema jäädagi, aga kui sa saad selle enda kehal kogemuse kätte, siis sellest usust saab sinu teadmine, et see päriselt töötabki niimoodi. Ja me Bellaga mõlemad töötame nii Tallinnas kui Helsingis massaažiterapeutidena, et need tööriistad on meie igapäevases töös. Me praktiseerime ja harjutame neid kogu aeg ja näeme, kuidas need aitavad meie kliente edasi ja nüüd nende retriitide käigus me pakume teile võimalust õppida neid samu tehnikaid, mida me igapäevaselt kasutame oma töös massööridena. Ja seal vähe sellest, et sa saad selle kogemuse enda nahal,
sa saad ka need tööriistad endaga kaasa ja sa saad need edaspidi kasutada oma elus. Me anname ka iga massaaži kohta sulle video kaasa, et sul see tehnika ei ununeks ja sa saad seda edaspidi kasutada kas oma kallimaga või oma uute tuttavatega, et jagada sellist võimast kehalist nii-öelda kogemust. No Igor ja Bella, nad on küll üks inimene oma tunnetes, see on näha, aga minu vaatenurgast ma näen sellist, et nad on kaks, nad toetavad teineteist sellepärast hästi, et on kaks täiesti erinevat indiviidi. Bella on väga õrn, ingelik, selline leebe, temas on selline meeletus soojus, mida ta suudab teistmoodi edasi anda. Pluss sinna juurde need teadmised. Aga Igoris on sellist natuke jõulisust, selline, kui juba vaatad nende erinevaid hommikurituaalegi ja temas on selline jõulisus, siuke hästi mehelik, siuke potentsiaal tugev, mis ta suudab nagu edasi anda ja natukene karmima häälega, natukene võib-olla jõulisemalt teinekord, kui midagi ei ole päris nii, nagu peab. Et temas on nagu seda poolt ja nad nii hästi tasakaalustavad teineteist, aga mõlemil on, see on nii hea, kui nemad koos seda teevad, et ühel on nii tugev naise energia, teisel hästi tugev mees energia. Et see on täiesti parim, mis saab olla sellel paaril, nagu fantastiline.